No nii, tere. Täna on ikka imeline päev. Me siin minu külalisega liiga proovime juba, ma ei tea, neljandat korda. Jah, proovime juba neljandat korda seda laivi alustada, ta kuidagi ei õnnestu see meil. Et loodame, et nüüd õnnestub. Tere, Lii, ma näen sind, väga meeldiv. Kohe teeme niimoodi, et ma kutsun sind siia, et sa saaksid minuga kaasa rääkida. Sobib see niimoodi? Pane siia kommentaari, et jah, sobib. Et siis ma näen ja hakkan tegutsemas. Võib-olla mulle tundub, et Instagram, ta jookseb meil vahepeal kuidagi kokku. Et me liiga kiiresti sinuga tahame tegutseda ja Instagram ei jõua meie järele. Nii. Tänase laivi teema on meil kas sinu klaas on tühi või täis. Kohe ma proovin Liid ikkagi siia kutsuda minu vestlusesse. Nii, kohe. Aega arvatavasti. Läheb arvatavasti natuke aega. Nii. Kas tuli mingisugune asi? Ootame hetkeks. Ootame korraks. Mul millegipärast tundub, et ta ei lase mul sind invite'ida. Ma nagu vajutan seda invite'i, aga ootame, kas sul ilmub midagi. Nii, aha, ma näen, et sina saatsid mulle requesti, kohe ma acceptin seda. Accept. Nii, vaatame, kas nii läheb. Nii, ja ma näen, sina saatsid mulle kutse, ma seda acceptisin, ootame natuke. Mulle tundub, et tal võtab täna kuidagi meeletult palju aega, et reageerida meie kiiretele tegevustele. Et üks hetk ma näen, et sina saatsid ja mina seda ka aktsepteerisin juba, et arvatavasti võtab natuke aega. Vaatame, eelmine kord me kuidagi sinuga olime nii kärsitud, et juba jõudsime katkestada seda laivi ja siis ütlesid mulle, et tegelikult hakkas toimima üks hetk. Ma ei tea, minu klaas on juba tühi. Tänase laivi teema on meil, kas sinu klaas on täis või tühi. Et tahtsime liiga täna rääkida positiivsest mõtlemisest, tahtsime rääkida sellest, kuidas ikkagi olla ressursis, et kuidas ikkagi osata märgata need positiivseid momente meie elus ja jagada ka teiega mõningaid harjutusi ja praktikat, kuidas rakendades need, te võiksite ikkagi oma aju õigele nii-öelda positiivsele lainele sättida. Kohe ma proovin veel kord. Ma nagu aktsepteerin, et ma lähen sinuga laivi, aga mulle tundub, et ta natuke mõtleb üks hetk. Et kas täna on kuidagi, jah? Nii. No nii. Võttis aega. Võttis küll aega ja ma nüüd kuulen sind, aga ma veel sind ei näe, aga arvatavasti natuke läheb aega. Nii. Ma kuulen, et sa nagu püüad midagi seal teha. Nii, kas sa näed ka? Ei, pilti ma veel ei näe. Sa muide ennast... Sa peaksid ennast ka siis nägema, kui sina ilmud, siis... Mina ennast näen. Kas sa kuuled mind? Jah, ma kuulen sind. Ma näen ja minul näitab, et kaameramärk on sees. Oota. Ei, mina näen ennast. Siis mul peaks... Aga kas sa mind näed? Me peame sinuga nagu kahekesi olema. Jaa, ma näen sind ka. Huvitav, mina näen ainult ennast praegu. Täitsa uskumatu. Ma ei tea, võib-olla mingil hetkel ta ikkagi ilmub, aga millegipärast jah, täna ma näen ainult ennast, aga võib-olla kohe ma nii, see ei ole see. Ma võin korraks proova.
nii, nüüd ma aga panin. õnneks ma kuulan sind, aga ma ei näe, aga kui sina näed meid mõlemaid praegu, siis on ka hea. Mina Võib-olla näen mõlemaid ja ma ei näe jah, küll ennast, ma vist kui keegi valgustan. liitub meiega, siis võib-olla nemad ütlevad meile ka, et kas kumba meist nad näevad, kas nad näevad meid mõlemad või nad näevad ainult mind või ainult sind näed, aga alustame, teeme siis niimoodi. Ma ei tea, mis täna toimub. Väga huvitav kogemus mul täna. Sa oled minu mäletamist mööda 6. või 7. inimene, kellega ma teen need laive ja mul on esimest korda selline olukord, et see on meie 5. või 4. katse praegu, aga hakkame pihta, et selline huvitav teema, et pool tunnikest on aega meil. Et räägime siis, kas klaas on tühi või täis. Minu klaas on selle aega juba täitsa tühjaks saanud. Kuidas sul on? Jah, tahtsime, et kõigepealt räägime võib-olla sellest, et räägi enda kohta kiiresti. Mina räägin enda kohta, sest need, kes kuulavad meid praegu või pärast kuulavad, et nad teaksid, et kes me oleme ja mis taustaga me oleme. Sa võid alustada. Kuna meil on läinud nii palju aega siin selle tehniliste teemade peale, et võib-olla ma siis ütlen hästi lühidalt enda kohta, et keda veel minu selline professionaalne taust rohkem huvitab, saab LinkedInist vaadata või minu kodulehelt minumina.ee, aga lühidalt ma olen siis üle 15 aasta olnud lektor Tallinna Tehnikaülikoolis ja umbes 10 aastat sellest ka nüüd koolitajana tegutsenud ja nõustajana. Ja minu teemadeks on siis kõik, mis puudutab sellist iseenda vaimse tasakaalu saavutamist ja suhtlemist, ehk siis nagu mulle meeldib öelda, et suhtlemine iseendaga ja suhtlemine teistega, et kui sa ise oled tasakaalus, siis on ka su suhtlemine teistega nagu positiivsem. Ja täitsa nõus sinuga olen. Enda kohta siis ütlen nii palju, et need, kes mind ei tunne, et mina olen 17 aastat töötanud avalikus sektoris, et oma erialalt ma ei ole nagu kunagi selles nagu inimestega seotud olnud. Mul on selline keskkonnateadus, maateadused taustaga olen, aga olen ikkagi inimestega kogu selle aja jooksul töötanud ja lihtsalt mingil hetkel tundsin, et kuidagi see töö on kitsaks jäänud ja otsustasingi teha sellise karjääripööre, aga inimeste ja suhete vastu mul on alati huvi olnud, sest see teema mind ka väga kõnetab, et kuidas ise olla ressursis, kuidas inimestega suhelda, kuidas neid toetada, sest mina olin teatud perioodil ka selles olukorras, kus ma vajasin seda tuge, aga mina kuidagi ei saanud seda õiget asja ja otsustasin, et kindlasti on veel selliseid naisi, kes tahavad tuge, võib-olla ei ole kuskil seda võtta või ei tea, kelle poole pöörduda. Ja coaching tuligi minu ellu ja siis praegu tegelen sellega, et tahan selle kaudu aidata naisi, kes tunnevadki enda elus väsitavad seisakut, kes ei tea, kuidas sellest välja astuda, kellel ei ole julgust, et mina sellega püüan neid toetada ja aidata. Et nii palju siis minu kohta. Nii, ma näen ühte oma kolleegi, et Viorica, kui sa kuuled meid, saad sa palun lihtsalt kommenteerida siia, kas sa näed meid enda ekraanil mõlemaid või ainult mind või ainult Liid sa näed, sest meil on siin hommikul olnud tehnilised probleemid ja me oleme natuke liiga segaduses, et tema näeb meid mõlemaid, mina näen ainult ennast, et kirjuta palun vähemalt, kuidas sina meid näed, me oleksime sulle väga-väga tänulikud selle eest. Nii, aga jätkame siis meie teemaga, et tahtsimegi rääkida sinuga sellest positiivsusest ja et kuidas sina, Liia, arvad, kas inimene on oma loomult, kas ta on rohkem optimist või ta on rohkem pessimist? Et mis on sinu arvamus? No ma arvan, et eks nad inimesed tõenäoliselt jagunevad enam-vähem pooleks. Aga minu arvamus on see, et me saame teadlikult ennast kasvatada endas optimismi,
õppida ja läheneda asjadele teisiti, et enne kui sa ütlesidki ka, et sinu klaas on juba praegu peaaegu tühjaks saanud, siis ma tahtsingi tuua selle näite, et lahenduskeskse nõustajana ma küsiksin, et aga kuidas sa siis oma klaasi nüüd uuesti täita saaksid? Mhm. Et ka uuringud ju kinnitavad seda, et küsimus ei ole selles, milline olukord meie ümber on, vaid kuidas me sellesse suhtume. Et selles mõttes on väga oluline see, milline on sinu meelelaad ja kuidas sa ise seda siis muuta vajadusel saad. Jah, eks siis seda ka ikkagi mõjutavad erinevad, mõned inimesed ongi lihtsalt sellised, nad kuidagi oskavad suhtuda positiivselt, mõned on rohkem sellised, kes ei oska. Ma olen sinuga täitsa nõus, ongi selles mõttes nagu oskus, et sa näed, sa märgad need positiivsed asju oma elus ja sa püüad ka nende eest tänulik olla tegelikult. Ja inimesed on selles osas väga erinevad, aga see on ikkagi oskus, et mida saab treenida, et märgata positiivseid asju, mitte näha ainult midagi negatiivset ja igas elus, igas päevas tähendab, sa võid leida midagi head ja midagi, mis toetab sind ja kui sa küsiksid minu käest, et mis minu klaasi niimoodi nagu täidab, siis ma ütlen päike näiteks, kui me räägime keskkonnast, siis päike ja selline ilus ilm teeb mind kindlasti rõõmsaks, annab mulle seda energiat, mina täielikult naudin seda ja seetõttu ma tunnen hetkel ka praegu natuke võib-olla selles osas ärevust kerget, sest ma tean, et varsti algavad sellised nagu pimedad päevad, kui päikest ei olegi nii palju ja siis ma pean tõesti mõtlema nagu millegi muu peale, mis mind saaks toetada. Ja enda puhul ma võin öelda, et füüsiline koormus, et mina pean käima siis jõusaalis, ma pean midagi nagu füüsilist tegema, et osata seda oma klaasi ikkagi täita nende positiivsete emotsioonidega ja pluss veel igasugused toredad inimesed, kellega võib suhelda, see mind ka alati toetab, et kui saab sõbrannadega kokku ja saab nalju visata, saab midagi mõnusat ja põnevat rääkida, et minu puhul see ka alati toimib. Kuidas sinu puhul, kuidas sina oma klaasi täidad? Jaa, mina ka hästi teadlikult püüan vaadata olukorda, et loomulikult igas päevas on midagi toredat ja midagi vähem toredat, et nagu meie tänane live juba algas sellega, et meil ei õnnestunud tehnikat tööle saada, aga et kas nüüd keskenduda sellele või siis leida see positiivne pool, et saime tehnika tööle ja teeme oma plaanid nii-öelda teoks. Aga minul tekkis hoopis küsimus sulle, et kui sa ütled, et pimedad ilmad või kui päikest on vähe, et sa juba kardad ette natukene, et siis sul on keerulisem endas leida seda optimismi. Aga võib-olla ma pakuksingi siis sulle kohe ühe ülesande välja, et leia 3 asja, mis nende pimedamate ilmadega on nagu, mis nendes positiivset on. Ja, Kas sa ja kusjuures mul on vähemalt üks vastus sulle kohe öelda, et näiteks võib küünlaid panna põlema, et selline aeg algab, et eile just sattusin poodi ja mina nägin, et juba küünlad, müüakse, võib-olla need ka enne müüdi, lihtsalt mina ei pööranud tähele sellele, et need müüakse. Kuidagi mõtlesin, nii ilusad küünlad, et võiks endale koju osta ja siis, kui ongi sellised pimedad õhtud, vihma sajab, et miks mitte küünlad põlema panna ja nii mõnusalt selles nii-öelda atmosfääris olla või näiteks hea selline maitsev tee. Et see mind ka ikkagi toetab, et midagi head teha endale nagu, et selles osas ka. Ja pluss veel, et mulle meeldib, et
et võib ka aega leida näiteks ikkagi perega midagi mõnusat teha kodus, et ei pea võib-olla kuhugi jalutama ei lähe, ei taha pimedas jalutada ausalt öelda, aga õhtuti võib siis mingisugused lauamänge mängida või raamatut lugeda või leida seda teist aega enda jaoks. Et vot sellised 3 asja, mis ma arvan, ma teeksin enda jaoks, kui sellised pimedad ajad juba algavad. väga hea, aga samas praegu on väljas päike, eks, et sa lihtsalt valmistud nendeks pimedateks aegadeks. Aga nüüd siit edasi ma siis tooksingi välja sellise asja, et kui sa ütlesid, et sa paned selle küünla põlema, kujutame nüüd hetkeks ennast sellesse pimedamasse aega, sinu jaoks natuke keerulisemasse, et päikest ei ole, su klaas hakkab tühjaks saama. Ja et kuidas sa siis teda uuesti täidad, et kui sa paned õhtul küünla põlema, võtad omale sooja tee ja võtad perega selle lauamängu ja oled selles mõnusas hetkes, et siis ongi naudi neid positiivseid hetki ja tunneta seda kogu kehaga, tunne, kuidas su keha reageerib, kas sa oled lõdvestunud, ole ka selles hetkes hästi teadlikult. Et hästi tihti juhtub see, et kui me oleme ärevuses, siis me neid sümptomeid kõiki tunneme. Et ma tunnen, et mul pulss on kõrge, ma tunnen, et ma higistan, mu käed, peopesad on higised, võib isegi süda pahaks minna ja ma oskan nagu võib-olla rohkem märgata, mis juhtub siis, kui ma olen ärevuses. Aga kui palju sa oskad märgata seda, mis su kehaga juhtub siis, kui sul on kõik hästi? Sellel hetkel, kui sa naudid neid positiivseid hetki. Et üks selline harjutus optimismi ja positiivsuse harjutamiseks siis ongi see, et ole selles positiivses hetkes täiega sees kogu oma kehaga. Isegi kui need hetked on lühikesed, vahel võib see hetk olla väga lühike, et su laps tuleb hommikul, teeb sulle kalli ja ütleb, et emme, sa oled nii armas, et siis võta kas või sellest mõnest hetkest, võta maksimum. Ja päeva peale, kui sul on raske, siis keerulisemal hetkel tuleta endale see niimoodi meelde, et mine sinna kogu kehaga sisse. Et see mõjub täpselt samamoodi, et näiteks inimesed, kes kardavad kõrgust, et vahel piisab ainult sellest, et sa mõtled selle peale, et ma seisan kuskil kõrgel ja juba keha nii-öelda reageerib. Et samamoodi on tegelikult ka positiivsete emotsioonidega. Aga millegipärast me oleme harjutanud ennast rohkem nende negatiivsete tunnetega, et võib-olla on aeg vaikselt positiivsematega harjutada, et ennast rohkem tasakaalus hoida. Ja kui me räägime juba sinuga nii-öelda harjutustest, siis mina tean üks väga selline, mulle meeldib see harjutus ja mina teen, võib-olla ma ei tee seda regulaarselt, aga kui ma tunnen, et see klaas juba hakkab vaikselt ka niimoodi tühjaks saama, siis tänupraktika. Sellest ikkagi palju räägitakse ja sellel on erinevad versioonid, kuidas seda võib teha, et keegi soovitab, et iga päev pane kirja need 5 asja, mille ees sa oled tänapäeval tänulik. Keegi soovitab, et kord nädalas, et jällegi, et kuidas keegi võib seda teha. Aga mulle see väga meeldib, see praktika ja tõesti, kui mul olid rasked hetked, kui tõesti sa tunned, kuidagi ei jaksa, ma ei tea, kõik kuidagi nii halb ja selline masenduse tunne hakkabki vaikselt nagu üle võtma, siis mina hakkan regulaarselt siis seda tänupraktikat kasutama, panengi 3 kuni 5 asja, mille sa oled tänulik ja see tõesti mõjutab. See võib-olla ei too sulle kohe seda efekti, et jällegi, kui me räägime igasugustest praktikatest ja vaimsetest asjadest, et inimesed mõtlevad, et ühe korra nad teevad ja siis kohe elu muutub kardinaalselt. Aga ka selliste vaimsete praktikatega on niimoodi, et see tahab ka ikkagi regulaarsust, et sa pead mõne aja jooksul seda tegema ja siis see hakkab mõjutama, et varu natuke aega, varu natuke kannatust, ära unusta sellest, et vaikselt tee, kas või kord nädalas, võtta see aeg ise endale, see ei võta palju.
sul energiat ja pane kirja need 5 asja, mille eest sa oled tänulik tänase päeva seisuga. Ja tee seda regulaarselt kas või kuu jooksul ja sina näed, et tegelikult see positiivsus hakkab ikkagi nagu sul sees kergemini nagu tekkima versus seda, et kui sa keskendudki ja märgad ainult negatiivseid asju. Ja olen hästi nõus, see tänulikkuse praktika on väga võimas, seda on ka uuritud ja ise ka kasutan seda ja võib-olla, mis mina olen enda jaoks leidnud ja oma ka klientidele soovitanud, et kõikide nende praktikatega on see, et integreeri see enda ellu, et tee see endale sobivaks, et nagu sa tõid välja, et mõned soovitavad, et tee iga päev, mõned, et kord nädalas, et leia endale see sobiv viis. Mina olen kombineerinud seda, et aeg-ajalt ma panen kirja, aga peaaegu igal õhtul ma ikkagi lasen omal peast läbi, et mis täna oli päevas siis sellist, et mille eest ma saan olla tänulik. Ja neid versioone ja nii-öelda leveleid, tasemeid on väga erinevaid, et kui see juba muutub sulle lihtsaks, et ma olen siin Ukraina sõja valguses oli ju väga lihtne või on väga lihtne olla tänulik juba ainuüksi selle eest, et katus on pea kohal ja söök on laual, eks ole. Ja lähedased on su ümber, et kui see on juba nagu lihtne, siis tuleb hakata vaadata sügavamalt ja võib-olla teise nurga alt, et mille eest ma olen tänulik iseendale, et mis ma täna tegin head iseenda jaoks näiteks, et ja kui tundub, et mõtted saavad otsa, siis on müügil isegi sellised tänulikkuse päevikud minu teada, kus sa saad siis juba täita, kas siis igapäevaselt või, aga et mitte kinni jääda sellesse, et nii ma pean nüüd seda iga päev tegema ja 2 päeva jäi vahele, et nüüd ma rohkem ei tee seda, sest et kõik on juba läinud, et ma võrdlen seda hambapesuga, et kui sa paar päeva hambaid ei pese, et siis sa ju ei otsusta, et ma enam kunagi hambaid ei pese, on ju. Ja samamoodi, mis sa tõid välja, Victoria, et regulaarsus on oluline, et võrdlen ka füüsilist ja vaimset tervist omavahel, et kui ma tahan olla füüsiliselt väga heas vormis, et siis tuleb selleks regulaarselt teha trenni, et kui ma ikkagi tahan sellisesse maksimumvormi saada, siis on see peaaegu nagu terve elu, et mis ma söön, palju ma liigun, aga selline normaalne füüsiline vorm ja füüsiline liikumine iganädalaselt on tihtipeale meil nagu arusaadavam kui see, et iganädalaselt midagi enda siis nii-öelda vaimu jaoks teha või psüühika, selle tasakaalu, vaimse tasakaalu heaks teha, et see ei pea olema iga päev midagi suurt, et tund aega meditatsiooni või et loomulikult see võib olla, kui selleks on võimalused ja aeg, aga see ei pea olema, et leia enda jaoks hästi sobivad meetodid. Ja peaasi, et sa teed ikkagi midagi. Ja võib-olla see viimane teema, et mis võib-olla millest tahaks rääkida, et vaata, me rääkisime ka, et on selline mõiste nagu võltspositiivsus, on ju, et sellele tasub ka ikkagi tähelepanu pöörata selles kontekstis, et kui sa tunned ikkagi ennast halvasti ja sa ei pea alati olema positiivne. Me mitte mingil juhul meie üleskutse ei ole selline, et nüüd sa pead käima ja kogu aeg naeratama, kuigi sa tunned ennast halvasti, aga sa ma pean olema positiivne tänu praktika, mis iganes teed. Et selles osas ka ikkagi tasub endaga aus olla, et kui sa tunned ennast halvasti, kui sa näiteks ei oskagi leida need positiivsed momente kohe ja praegu, siis tegelikult see on ka, see on normaalne, et sa ei saa olla alati täis paurit ja sinu klaas ei saagi olla alati täis tegelikult, aga siin võib olla oluline see, et sa märkad, et klaas hakkab tühjaks jääma ja siis sa hakkad ikkagi tegutsema. Ja kui sa ei jaksa tegutseda, mis võib ka olla, et inimene ei jaksa tegutseda, siis otsi abi, leia kedagi, keda sa usaldad. See võib olla, kes iganes olla, see võib olla nõustaja, see võib olla psühholoog, see võib olla sinu sõbranna, see võib olla ka coach, miks mitte tegelikult, et kui sa juba tunned, et kuidagi raske leida need positiivsed asju, et ma ilmselt vajan abi, et ära oota seda hetke, et kui sa oled juba välja pigistatud sidrun, et väga paljud inimesed, nad kuidagi püüavad
mitte märgata need sellised nagu häirekellakesi, mis annavad nagu signaali, et kuule, sa ikkagi vist nagu ei saa enam ise hakkama, et võib-olla sa vajad kellegi teise abi. Nad eiravad seda, nad ei märka seda ja ootavad seni, kui kõik, enam ma ei saa, ma enam ei jaksa. Ja siis nad hakkavad tegutsema ja siis nad hakkavad otsima kedagi, aga vot sellest sügavast nii-öelda olukorrast välja tulla on ikkagi palju-palju raskem, kui sa kohe märkad, et kuidagi ei ole päris see õige tunne, et ikkagi ma ei hakka ootama seda hetke, kui mul piltlikult öeldes hammas juba hakkab täiesti nagu valutama. Kui natuke juba valutab, siis ma pöördun ikka spetsialisti poole. Hästi nõus olen sinuga, et väga palju praegu kõik õpetused ütlevad, vaata peeglisse ja ütle, et ma tunnen ennast hästi ja see kõik on väga okei, aga et ei tohi jätta tähelepanuta ka oma siis neid negatiivseid või raskeid emotsioone ja minule meeldib väljend realistlik optimist. Et ma saan aru, et mul hakkab klaas tühjaks saama ja ma tean, et ma pean midagi selleks nüüd ette võtma. Ja ma ei keskendu sellele, et kes nüüd mu klaasi tühjaks jõi või miks ta tühjaks saab, eks ole. Aga ja vahel, kui ongi, et klaas nii-öelda saabki tühjaks, kui siin piltlikult rääkida ja mul ongi janu, siis on see ka täiesti normaalne, et mul ongi praegu janu ja ma aktsepteerin seda. Ja kui ma ei tea ise, kuidas klaasi täita, siis ongi hea, kui mul on keegi, kelle käest küsida. Ja mina ise olen enda jaoks püüdnud, just kuna mul on ka 3 last ja töö ja majapidamine ja teha kõik need praktikad selliseks, et nad oleks minu ellu sobiksid, mugavad, et ma jõuaksin neid teha ja et ma tõesti arvestan sellega juba ette, et kui ma näen, et nii-öelda vesi klaasis väheneb või klaas hakkab tühjaks saama, et siis ma tean, et mul on aeg mõelda selle peale, et kuidas seda täita, et kui on olnud ka raske päev, õhtul mõtlen läbi, et mille eest ma saan siis tänulik olla ja mida ma saan võib-olla järgmisel päeval paremini teha, et need raskemad kohad siis järgmisel päeval oleksid natuke vähem rasked. Ja mõnel päeval ongi ka täiesti okei, kui sa mõtled, et jah, on küll need positiivsed asjad, aga päeval oli keerulisi ja negatiivseid olukordi rohkem ja sa võidki nii-öelda ennast lohutada ja selline enese kaastunde praktikat kasutada, et siis olla enda parim sõber ja lohutada ennast täpselt nii, nagu sa lohutaksid oma parimat sõpra ja lubada endal nutta ja lubada endal olla kurb ja lubada endale ka kõiki neid raskeid emotsioone. Et kindlasti ei ole vaja igapäevaselt olla võlts või selline võlts positiivne, et tegelikult on väga raske, aga sa iseendale valetad. Kui sa isegi teistele ei tunnista, see on okei, aga kui sa iseenda ees hakkad oma tundeid alla suruma, et siis läheb lihtsalt ühel hetkel väga raskeks. Ja täitsa nõus. Et siin kohas ma küsiksin ka nende käes, kes meid kuulavad praegu, et selline viimane ja ainuke küsimus ja need võib-olla, kes pärast järele kuulavad meid, et kuidas teie täidate nii-öelda oma klaasi, et mida te teete enda heaks, kas teil on äkki ka mõningad praktikat või mis iganes need viisid on, mis toetavad teid, et te tunneksite ennast ressurssis, et see positiivsus ikkagi säiliks, ütleme niimoodi. Ja ma ei tea, selline võib-olla inimesed, kes viitsivad kommenteerida või pärast ka kirjutavad, et mina võin öelda ka enda kohta nii palju, et mulle meeldib, nagu ma ütlesin, et päike kindlasti annab mulle seda energiat ja kui see paistab, siis mina tunnen, et mina olen laetud ikkagi ja kasutan seda võimalust ja jällegi, kui märkan, et ma ei jaksa enam, tunnengi ennast kuidagi halvasti või ei olegi seda energiat, siis kasutan seda tänupraktikat, nagu me sinuga juba rääkisime ja suhtlen oma sõbrannadega ja sõbradega, et kes annavad seda energiat ka. Aga jah, veel üks oluline moment, et olge iseendaga ausad, et ärge suruge need negatiivsed emotsiooni alla,
see ei tähenda seda, et noh, kui sa tunned ennast halvasti, siis sa pead teesklema, et see tegelikult ei ole. See ei ole asja mõte. Et selline realistlik optimist on hästi öeldud, et kõnetab mind selline lähenemine, et peab iseendaga aus olema ja märkama ennast ja toetama ja mõelda, et okei, täna läks niimoodi, aga mis ma siis homme saan teistmoodi teha, et ennast toetada ja paremini ennast tunda. Jah, Nii. võib-olla mina tahaks õhku visata küsimuse veel sellise, et kui tihti sa üldse märkad enda sisekõnet ja kui sa märkad seda, kas see on siis pigem positiivne või pigem negatiivne, et võib-olla ma ei näegi, palju meil kuulajaid on, polegi. Palju meil praegu kuulajaid on, et kellel on positiivne sisekõne, pigem võib ju panna südame ja kellel negatiivne, siis pöidla. Et mina pean küll tunnistama, et mul on aeg-ajalt sisekõne väga negatiivne ja ma piitsutan ennast liigselt ja iseendaga nii-öelda suhtlen ikkagi nagu üks kuri ema suhtleb lapsega. Ja siis ma pean ennast korrale kutsuma, et ma olen ju ainuke inimene, kellega ma pean 24/7 elu lõpuni koos elama, eks ole, et ikkagi saa iseendaga hästi läbi ja käitu endaga hästi ja suhtu endasse hästi. Et võib-olla mõelda jah selle peale, et kuidas ma iseendaga suhtlen ja sellest saavad kõik need teised teemad juba alguse. Ja. Aga tõmbame siis otsad kokku praegu. Selline kiire live meil täna tuli. Küll ikka tehnilised probleemid igasugused meil olid täna. Aga loodame, et siis ka teistel on klaas ikkagi täis ja kui ei ole, siis mõelge, mida te saate ikkagi selleks teha. Ja kui tunnete, et endal on raske, siis alati võib abi paluda ja see on täitsa normaalne, et ei pea alati olema selline positiivne ja seda maski kandma, et kui sa tunned, et ei ole ressurssi enam, siis mõtle, mida sa saad enda jaoks teha või kelle poole sa võid pöörduda, et jälle seda ressurssi taastada. Jah, aitäh ja nüüd ongi aeg minna uuesti klaasi täitma. Ja ilusat siis algavat nädalavahetust kõigile. Ja loodame, et ilmad tulevad positiivsed ja päikesepaistelised. Nii et naudime. Ja kui ei tule, siis Valeria, küünlad põlema ja nautida seda küünlavalgust. Aga kõike head. Ja olgu siis. Ja ka ega.